Naiseks olemise suur õnn on korras tervis ja oma heaolusse tuleks suhtuda täie tõsiduse ja tähelepanelikkusega. Kuidas saab Ida-Tallinna Keskhaigla abiks olla raske haiguse ennetamisel? Ida-Tallinna Keskhaigla pakub nii sõeluuringuid ka juba diagnoositud haiguse ravi. Et emakakaelavähist rääkides, siis emakakaelavähk on jätkuvalt suur probleem. Ta on maailmas naistel 4. vähk. Eestis on viimastel aastatel haigestumine õnneks langemas, aga haigestumine on siiski kõrgem kui väga paljudes Euroopa riikides. Oluline oleks vähk avastada võimalikult vara, siis on tema ravi efektiivne, aga kahjuks avastatakse ainult 1/3 kasvajaid esimeses staadiumis. Ja sellepärast me pakume sõeluuringuid. Et sõeluuringul me saame leida üles emakakaela vähieelsed seisundid ja need naised, kellel on HPV kandlus, siis me saame neile pakkuda jälgimist, vajadusel ravi ja siis ei teki üldse emakakaelavähki, et meil õnnestuks emakakaelavähki ennetada. Miks on HPV kõrge riskiga tüvedega nakatumine ohtlik? HPV ehk papilloomiviirust on väga palju erinevaid tüvesid ja nendest osa on siis vähitekkeks kõrge riskiga. Umbes 80% naisi oma elu jooksul puutub kokku HPV-ga ja enamik nendest nakkustest paraneb ise. Kui nüüd naine nakatub kõrge riskitüvega ja see viirus jääb krooniliselt emakakaela rakkudesse, siis võivad aja jooksul tekkida rakumuutused. Ka need muutused sageli paranevad veel ise, aga need muutused võivad ka järjest süveneda ja siis tekib emakakaelavähk. Mis on HPV puhul hästi tähtis on see, et meil ei teki tema suhtes immuunsust. Et naine, kes on juba paranenud HPV-st, võib uuesti nakatuda kas sama või siis mõne uue kõrge riskitüvega ja kogu see haigestumise ring algab otsast pihta. Et kõige tõhusam on seetõttu HPV vastu ennast vaktsineerida. Võimalikult varakult, soovitavalt enne suguelu algust ja ka see on asi, mida Ida-Tallinna Keskhaigla pakub. Ja nüüd on võimalik ennast kodus ise testida. Just. Kõik need naised, kes on sõeluuringule kutsutud, võivad valida, kas nad tulevad ämmaemanda vastuvõtule sõeluuringule või teevad kodutesti. Kodutesti saab postiga koju tellida ja naine võtab ise tupest analüüsi ja saadab siis selle katsuti tagasi laborisse. Test on lihtne, väga tundlik, aga kui nüüd selgub testi tulemusena, et HPV on positiivne ehk naisel on HPV kandlus, siis ta peab tulema kindlasti ämmaemanda vastuvõtule, sest nüüd on vaja võtta emakakaela pealt emakakaela rakutest ehk PAP-test. Ja nüüd nii selle HPV kui siis PAP-testi vastuste pealt kokku me teeme jälgimisplaani, et kas on vaja kohe lisauuringuid, millal on vaja tagasi tulla, kas ja millal on vaja ravi.